Tere, mina olen Tõnis, koos minuga on Karl ja me räägime teile ühest projektist, mida me tegime siis tehisintellekti rakendamise projekti kursuse raames. Meiega koos tegid projekti veel Helin ja Markus. Ja projekti sisuks oli siis infoturbe auditi automatiseerimine või infoturbe auditi eelintervjuu automatiseerimine täpsemalt. Milles siis probleem seisneb, et mida me üritame lahendada, on see, et tavaliselt, kui sa teed infoturbe auditit, siis sa kõigepealt teed inimestega intervjuusid. Aga see protsess võib olla väga ajamahukas, et iga intervjuu võtab tund või 2 ja neid peab tegema päris mitu. Et siis me saime enda juhendajalt sellise projekti idee, et seda protsessi võiks automatiseerida, kasutades mõnda chatboti. Ja sellest, kuidas me lahenesime ja mis oli meil lahendus, räägib Karl. Nii, aitäh. Välja pakutud lahenduseks me siis arendasime välja ühe AI-põhisel juturoboti ja see põhimõtteliselt küsib küsimusi kohandatult, ehk siis olenevalt, kes see ettevõtte töötaja on, kas siis ongi mingi tavaline töötaja, mingi küberturvaspetsialist või näiteks asutaja, et siis ta küsibki ka ja suunatusele ka. Et on võimalik nii teksti kui häälepõhiselt seda intervjuud läbi viia ja need küsimused katavad hetkel 7 erinevat teemat, kas siis näiteks ettevõtte struktuurist, füüsilisest turvest või ongi andmevahetus näiteks. Ja kui vastus on ebamäärane, meil on nii, et kui ta ei saa piisavalt infot, ta küsib uuesti täpsustusi siis, et lõpuks siis tulemuseks saada see transkriptsioon ja raport, milles ongi riskid, igasugused probleemid, puudujäägid ja nii edasi. Ja meil on hetkel selline frontend kasutajavaade. Et ta küsibki, esimesed 2 küsimust on tavaliselt alati küsitud sõna-sõnalt, aga kui tal on see olemas, siis ta hakkab päriselt intervjuuga pihta ja hakkabki teemakaupa neid küsima. Nii, ja räägib ka üldist arhitektuurist. Ja, miks see rakendus ei ole justkui tavaline chatbot, on see, et me intervjuu käigus siis peame pidama meeles konteksti, me peame pidama meeles, mida me oleme juba teada saanud ja vastavalt sellele siis juhtima intervjuud, et see intervjuu ei saa olla tavaline blankett, tavaline küsimustik, kuna see võib minna väga mitmetesse suundadesse, et vastavalt sellele, mida me õpime intervjuu käigus, me otsustame siis, et kuhu suunda me läheme, mille kohta me küsime sügavamalt ja millised teemad võib-olla ei ole olulised. Üldiselt rakendus on nagu tavaline veebirakendus, aga suur töö on siis meie backendis sellel intervjuu mootoril, mis siis peabki sessiooni mälu ja tal on ka nimekiri teemadest, siis, mida peaks puudutama ja vastavalt sellele, et mida me oleme õppinud intervjuu jooksul ja vastavalt siis ette antud teemadele, mida me peame puudutama, me siis valime järgmised küsimused, et täpsustada. Hetkel meie rakendus kasutab väliseid LLM-i API teenuseid, aga me arendasime selle selliselt, et me kasutasime teenuseid, mida saaks jooksutada lokaalselt oma masinas. Et pikas plaanis see võiks olla siis omaenda serveris kuskil. Ja meil on häälkõne funktsionaalsus ja teksti funktsionaalsus seal. Ja
intervjuud, nagu ikka, on subjektiivsed, ehk siis meil on väga palju manuaalseid teste ja lihtsalt ka niisama subjektiivset hindamist. Aga samas meil on ka juhendaja, nii et juhendajalt saab ka alati küsida. Aga lisaks me oleme ka siis teinud automaattestid LLM-ide vahel, ehk siis intervjueeritav ise on LLM ja tal on antud persona ja näiteks ground truth'i kaudu meil on antud faktid, need ei pruugi tõesed olla, aga nende persoonade kaudu me hägustame neid fakte ja selle järgi siis mõõdame ka, kvantifitseerime siis neid tulemusi, mis meil on. Ja oleme ka erinevaid mudeleid kasutanud, Gemma, DeepSeek, mis iganes. Mõned toimivad paremini kui teised, tavaliselt kallimad, aga kallimad on natukene raske pidevalt kasutada, võtavad aega. Aga edasised plaanid on meil siis, ongi lubada lõppkasutajal jätkata intervjuud. Näiteks jätad pooleli, äkki ei tea mingit vastust, küsid pärast järgi ja siis saad edasi vastata. Siis ka prompt engineerimist väga palju, ehk siis LLM-i mootorid, mis neid küsimusi küsib ja mälu hoiab, mis iganes. Et sealt saab väga palju paremaks teha asju. Ja on ka voice ja meil on ka lisaks ideed võib-olla lisada vastavusstandardite andmebaas, ühendada RAG-iga, mille kaudu on ka parem küsida küsimusi. Ja minu arust rohkem ei olegi, et tegelikult aitäh!